vlogid, Siana Banana. Täna on neljapäev, 22. aprill, kell on 12:20 ja tänane video on vlog. Ma proovin täna sellist asja, et esiteks ma ei ole endaga nii karm. Need, kes on võib-olla mu eelmisi videoid näinud, teavad, et viimasel ajal ma sain tunne, et mitte miski pole väärt vlogimist ja ma lihtsalt võtan täna selle kaamera kätte, hakkan vlogima, kuigi ma ei tea, kuhu see vlog mind viib. Et teiseks ma üritan täna mitte enda videot ülipikaks ajada. Ma reaalselt teen videoid, mis on mingi 20 minutit pikad ja tegelikult see võiks võrduda 2 videot, nii ma lihtsalt panen endale alati liiga suure koormuse ja siis ma lihtsalt põlengi läbi ja kogu see asi käib mul lihtsalt üle pea. Ma olen uksest välja minemas, sest ma liigun täna Tallinnasse. Ma ei tea, kas selle jakiga on liiga jahe täna väljas olla. Ma võtan igaks juhuks talveõppega kaasa. Aga ja mul on arstiaeg. Ma lähen näitan oma nina uuesti ette. Täna vaatab mu nina üle lorarst, kes on siis see, kes lihtsalt nina vaheseina mul korrigeeris. Mind on minu ilukirurg üle vaadanud siis nagu väljaspoolt, aga nina sisse polegi veel kordagi keegi vaadanud. Ja see konsultatsioon pole kohustuslik ega midagi. See ei ole nagu midagi, mida sa pead tegema peale operatsiooni, aga ma lihtsalt tahan iseenda hinge rahuks teada, et kas kõik on ikka korras, kas kõik ikka paraneb nii nagu peab. Ilma ütle tšau. Kas sa jääd täna üksinda koju? Ta on nüüd 6 kuud. Ja ta on kõige suurem kass, keda ma tean. Kes on Richard? Ma ootasin seda lifti, 5 minutit oli veel. Ja ma tean, sest et mul on kaamera jäädvustus sellest. Seal ukse ees on kellelegi Richardile Woldi tellimus jäetud. Välisukse ette. Peilu oleks ääre pealt sinna märgistanud ära seda. Nüüd see on nii kaua seal olnud või? Okei, Richard, kus iganes see ka poleks. Tule oma toidule järgi. Sa banaani ei võtnud või? Okei. Täna hommikul ma banaani ei söö, mul polnud isegi aega hommikusööki süüa ja mul on üks uus asi mu hommikurutiinis, mida ma väga oleks tahtnud teiega jagada, aga ma ei saanud. Võib-olla homme, kas ma vlogin homme? Ma ei tea. Okei, hakkame Tallinnasse minema, kell on 12:33. Me ei jõua kella 8 Tallinnasse. Ma murdsin vist küüne ära. Ouch. Oh my god, mu ripsmed näevad isegi okeid välja. Mu ripsmetehnik, ma just vahetasin ripsmetehnikut, sest mu eelmine ripsmetehnik läks lapsehoolduspuhkusele on ju. Ja nüüd mu uus ripsmetehnik, ma sain seal 2 korda käia, ma leidsin täiusliku ripsmetehniku, kes tegi nii head tööd. See püsis nii ilusti ja nüüd tema peab oma töö lõpetama vähemalt mõneks ajaks. Ma pean uuesti ripsmetehnikut otsima ja mul on ripsmehooldusest mingi äkki 5 nädalat nüüdseks möödas, ehk mul on megamaas kõik, aga see näeb siiski enam-vähem välja üllataval kombel. Igal juhul ripp mu ripsmed. Nad nägid korraks nii head välja. Me sõidame kohe Tallinnasse sisse, ehk ma jõuan kohe varsti kohale. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et palun palvetage mu eest, et ma täna süsti ei saaks minna. Sest muidu, kui ma olen läinud nagu selle missiooniga, et seda süstis saada, aga seekord mul on selline tunne, et ma vist ei vaja seda ja ma tõesti loodan, et ma ei saa täna ninna süsti, sest et see on väga valus. Nii et täna sellele videole thumbs up ja loodame, et ma ei saa süsti ja ma update'in teid, kui ma sealt välja tulen. Kell on 15:20 ja ma tulin just arsti juurest välja. Head uudised, mul on kõik korras. Me basically lihtsalt kontrollisime, ega mul pole vahesein kokku kukkunud. Ei ole. Seda juhtub nagu üliharv, aga siiski nagu risk on alati. Siis ma sain vastused oma küsimustele, mis mul oli. Ja lisaks süsti mulle ka ei tehtud, nii et mul oli väga edukas arstil käik. Ja nüüd ma hakkan lõunat sööma. See on mu salat lõhega. Miks see kahvel selline on? Ma sõin nüüd ära. Ja sellest tulebki tõeline road trip vlog, sest arvake ära, kuhu ma sõidan järgmisena. Tee arva elusas ära. Sul on 5 sekundit kirjutada alla kommentaaridesse, kus sa arvad, et ma sõidan road tripile. Ja see on suht pointless, sellepärast, et igal pool on niikuinii kohad kinni, aga Tallinnas me nagu ei taha üldse väga ringi liikuda, lihtsalt sellepärast, et siin on nii palju haigestunuid. Nii et kuhu me lähme on Haapsalu, mis on Tallinnast päris kaugel, aga kui sa sõidad Tartust Haapsallu, sa pead niikuinii läbi Tallinna tulema, sest siin on see parem maantee ja ajaliselt on lihtsalt niimoodi parem. Nii et kuna me juba niikuinii poole tee peal oleme, siis davai lähme Haapsallu ja ma olen Haapsallus vist ainult mingi 1 kord või võib-olla 2 korda elus käinud. Tahaks vist Red Bulli. Mis on olemas? Kus? Siin.
see on tühi. Õnneks mu selja taga on alkopood, kus saab külma Red Bulli. Soe Red Bull sellist kõlbajamiseks. Ja irooniline on see, et Red Bull just saatis mulle suure kastitäie tavalist Red Bulli pluss veel enda uut maitset ja mul on reaalselt nagu mitmeks kuuks või võib-olla 1 kuuks. Igal juhul mul on päris pikaks ajaks Red Bulli varud hästi kodus olemas ja ikka ma pean minema vahepeal poodi ja seda juurde ostma. See sõltuvus pole auk. Aga vähemalt see pole ka kõige hullem. You know? Mõtle, see anna mulle uuesti üle. Ei, mitte nii lihtsalt. Yeah! Ma ütlesin teile, et mul on Red Bulli sõltuvus, aga Oliver mõtles selle peale, et on nii palju sõltuvusi maailmas, mis on palju halvemad sulle kui Red Bulli sõltuvus. Ja lisaks ma üks päev sellel nädalal ei olnud Red Bulli või eelmisel. Ma üks päev ei olnud Red Bulli. Lähme Haapsallu. Me jõudsime, see on mingi hais. Me jõudsime nüüd Haapsallu kohale, ma panin endale talvejope ja mütsi pähe, siin on nii tuline. Haapsallu on mere ääres, mina tartlasena pole absoluutselt merega harjunud. Kõik kohad peavad olema kinni. Nii et me lihtsalt kõnnime siin linnas ringi. Nagu mu selle taga on näha, siin on linnus, me läheme kindlasti sinna. Ja siis siin on üllatavalt palju erinevaid pitsakohtasid. Ma tahaks kuskilt pitsat võib-olla pärast võtta. Ja see on lihtsalt ülinais ja see on mulle täiega Pärnu vibe'i. Ma nutan tuulest. See linnus on nii suur, et siin on enda teejuhid lausa olemas. Tulime sealt just sisse. Me vaatame praegu, kas muuseum on lahti, arvatavasti mitte. Pole siin üksi, keegi just ropendas. Ja kahjuks on kinni. Me kõndisime sealt ukse juurest siia kaugemale ja põhimõtteliselt muuseum ongi vist see ala seal ja ma praegu vaatan, et see muuseumis lähevad sees niimoodi trepid, et isegi kui muuseum lahti oleks, ma ei saaks sinna minna, sest ma kardan kõrgust ja sellistest treppidest ma küll kõndida ei julgeks. Ja mitukümmend meetrit ma küll ei julge niimoodi nagu päriselt, isegi T1 trepid on minu jaoks liiga õudselt see, kuidas need ehitatud on. Ja mul on jumala paljud öelnud, et T1 trepid lihtsalt nagu hirmutavad neid täiega. Suva, sa võid nagu kõndida, aga see on ikkagi trepp. Ma vihkan selliseid auke. Esiteks ämblikuvõrgud, ma ei tea, kas nad jäävad praegu kaamerasse. Ja the thing is, et see on üle nii prügitäis, mis tähendab, et siin käivad inimesed. Ta ei näe sinna taha, aga see on prügitäis. Samasugune kindluse moodi asi oli näiteks Kreekas Rodesel, kui me käisime vanalinnas ja seal on samasugused sellised nagu vangikongi moodi augud, mida ma absoluutselt vihkan. Need on alati mingid prügi asju täis, mis tähendab, et inimesed päriselt käivad nendes sees. Ma lihtsalt ei saa pihta, nagu mitte keegi ei saaks mulle piisavalt maksta ja ma sinna sisse roniks ja välja arvatud võib-olla mingi alates miljonist või võib-olla 100 000, võib-olla 10 000, oleneb kui kauaks. Aga ühesõnaga ei. Update, me leidsime mingisuguse kaubanduskeskuse moodi asja ja me võtame väikse snäki, sest mõnesid on kõik tühi ja see mõni pole mina. Tulin praegu toidupoodi ja ta ei kujutata, kui palju mul vedas. Mul oli niikuinii plaan neid juurde osta ja need on need Maybellini vedanud huulepulgad ja need on veel soodukaga siin. What the hell? Mul on praegu ka see sama peal nagu vlogi algusest, ma hommikul panin selle peale. Ma pole rohkem touch-upinud ja kui te olete tähele pannud, siis mu huuled on siiamaani suht hästi sellega isegi veel koos. See on nagu kõige paremini pealpüsiv, kõige parema konsistentsiga ja kõige parema hinnaga vedel huulepulk üldse. Ma käisin poes ära, ma ei tahtnud seal sees vlogida, mul oli kuni mask peas, ma ei saanud, aga ma ostsin endale 3 tooni juurde. Praegu, mis mul peal on, mis ma hommikul panin, ma pole rohkem touch-upinud, on see toonis 10 ja ma ostsin endale 60, 155 ja 65 juurde. Ma oleks ühe asemel ühe teise tooni võtnud, aga seal olid paljud, mul oli selline tunne, et nagu lahti võetud ja siis see kleeps oli nagu kuidagi tagasi pandud, aga ma sain aru, et seda oli nagu lahti võetud. Mul on seemine veel peal, aga väga hästi ei näe appi. See päike nii bright, et ma isegi ei näe, milline see välja näeb ta mul peal. Selline, mul oleks veits chapsticki vaja, sest et nad on nagu küllaltki kuivatavad. Võib-olla siin puuvarjus on paremini näha, võib-olla mitte. See, mis ma näen, looks kinda cute. Okei, tuuliseks läks. Aga jah, me liigume praegu mere poole ja ilm on palju soojamaks läinud. Siin on igal pool lihtsalt valged pingid ja kõik pingid on vist kellegi mälestuseks. Me oleme praegu siin kalda juures ja siin on ülinais kohvik. Ma näitan seda view'd lihtsalt.
Ma tahtsin näidata, kui lahe peegeldus siin on kohvikuklaasi pealt. See on kahjuks praegu kinni, aga ma täiega tahaks siia sööma tulla, nagu nende klaaside taga veame, et siin saaks juba õues süüa, siin oleks soe süüa. Ma nii väga tahaks. Ma nii soovin, et ma oleks mingi nädal aega hiljem tulnud ja siis ma oleks saanud juba väljas süüa võib-olla. Ma leidsin ülikiudi koha, kus pilti teha. Selja taga on natukene näha, seal praegu teised teevad pilti. Jah, ma teen nende järgi ja ma ootangi praegu oma korda. Ja ma sellepärast kannangi oma suurkotti kaasas, sest et siin oli mul jakk. Ma ei taha selle talveõppega rohkem pilte teha. Mul on pooled talvel tehtud piltides selle õppega ja pooled teise talveõppega. Kui nad valmis saavad, ma panen oma kevadjaki ja teen seal endale ka Instagrami ühe pildi. Need tulid eest ära ja ma näitan. Siin on nagu selline purre tehtud hästi ilusate kujudega. Ma ei tea, kumba pidi ilusam jääb, kas niimoodi või niimoodi. Mulle tundub, et niimoodi. Kui ei tea seda, ma olen muidu väga suur loomasõber, aga on üks tõukoeri, keda ma kardan nii väga ja need on vene hurdad. Ja neid on siin praegu 3 tükki, kes must mööda kõndivad. Ma ei tea, kas te nägite, sest ma üritasin mitte inimesi peale, aga vene hurt ma panen, appi kui ilus see taust on, aga vene hurt ma panen siia, milline see välja näeb. Really scary, lihtsalt need proportsioonid on nagu, ma ei tea, ma lihtsalt vaatan ja kardan, sama nagu ämblikutega. Hoopis see taust on nii ilus. Me pidime tagasi autosse tulema, sest mul hakkas lihtsalt nii külm seda pilti tehes ja kõige kurvem on see, et ma isegi ei tea, kas ma sain seda hea pildi, sest mul oli nii ebamugav ja külm olla, nagu täiega mitte seda väärt. Kell on 4 minuti pärast 8 saamas. Ma vaatan, mitu sammu me tegime, sest et ega ma ennem telefon käes väga kuskil ei käinud. 8324 sammu tegime praegu, et me kõndisime paar tundi siin järjest lihtsalt ringi. Haapsalu on reaalselt nii nice koht. Siin on nii ilusad värvilised majad ja ma tahan lihtsalt täiega juba suvel tagasi tulla. Mul ongi suvel plaan tulla siia kuskile spaasse, sest välismaale ma arvatavasti niikuinii ei lähe, isegi mitte Lätti, aga võib-olla Lätti. Siiski mul on plaan tulla siia puhkama suvel ja nüüd ma nagu vaatasingi selle piirkonna siin üle ja ma tahan veel rohkem siia puhkama tulla. Mu juustest on näha, kui suur tuul õues oli. Me oleme siin mingi põhitänava peal, ma see ei tunne. Võtaksimegi vist siit midagi süüa, enne kui me ära lähme. Ma vabandan, kui see ei ole siin põhitanav, aga terve see tänav on lihtsalt erinevaid söögikohti täis. Siin on cute little sitting area, kus me kahjuks olla ei saa, sest väljas oli liiga külm. Siin on hullult palju söögikohti küll, aga enamus neist on vist kinni ja ma vaatangi, mis ma saan. Ma näen siin ühte pitsa kohta, kus päris mitu inimest on käinud ja pitsat kaasast nüüd. Tulime ikkagi sellisesse kohta nagu Kärmeküülik, sest siin olid kõige paremad review'd ja kõige ilusamad pildid ka. Me sõitsime mere äärde, et päikeseloojangut vaadata, kui me sööme. Päike on juba enam-vähem ära loojunud, aga see taevas on ikka veel nii ilus. Ma reaalselt nii kade kõigi peale, kes elavad mere ääres, sest nad näevad ilusaid päikeseloojanguid ja päiksetõuse. Meil Tartus on jõgi. Kui ma pole seda veel 10 korda siin vlogis maininud, vaatame pitsat kogu. Esimene pitsa on selline. Siin peaks olema sink, šampinjon ja krevetid ja artichokid. Okei, näita teist pitsat, äkki see on natukene sõbralikum. See on sinu pitsa. Okei, see on juba midagi, mida mina sööksin. Päris hea on. Kell on praegu 21.13 ja me hakkame nüüd lõpuks Haapsalust koju tagasi sõitma. See pitsa oli nii hea. Oh my god, ma arvan, et see on mu uus lemmikpitsa nagu päriselt. Seal oli selline nagu põine järelmaitse, mis kõlab nii väärikut pitsa puhul, aga see oli nii hea. See on täpselt selline järelmaitse, et see paneb sind nagu sõltuvusse, et sa tahad nagu veel ja veel, kuigi sul on juba kõht täis. Ma tean, et ennem suve ma siia tagasi ei tule, aga ma väga tahaks lihtsalt selle pitsa pärast. Veame mul juba homme õhtul on pitsaisu lihtsalt, selle sama pitsaisu. Nagu päriselt, ma arvan, see on mul lemmikpitsa praegu. GPS järgi me jõuame koju 12.12 öösel. Ja ma arvan, ma lõpetan selle vlogi siin ära. Kui sa jõudsid video nii lõppu, siis jäta alla kommentaaridesse, mis oleks Haapsalulik. Jäta alla kommentaaridesse merelaine emoji, kui sa tead, mida ma mõtlen. Ma teaksin, et sa jõudsid selle video nii lõppu ja olen parima vaataja ever. Tänases videos ma hetkel praegu ei tea, kes shoutouti saab, pean seda järele vaatama. Mul on video veel liiga vähe aega üleval olnud, ma alles täna hommikul panin. Ja ma panen siia, kes saab tänases videos shoutouti.
kui sina tahad saada järgmises videos shoutouti, siis screenshoti see video minust normaalse näoga, panen see üles kas enda Instagrami story'sse või feed'ile, kindlasti kasuta hashtagi või sa teistkord kasutada Diana Banana uus video, kindlasti tag'i mind ära, et Diana Noop, et ma seda näeksin ja siis sa võidki saada järgmises videos shoutouti. Tänase päeva alguses ma reaalselt ei teadnud, kuhu see video välja jõua, ma isegi ei teadnud, kas ma saan siit mingit vlogi kokku või mitte, aga mulle tundus, et ma sain päris hea vlogi ja mul on nii tore lõpuks mitte ainult kodus 4 seina vahel vlogida ja natukene nagu välja ka saada. Mul on hea meel, et ma siiski tänasele päevale ja sellele vlogile võimalus andsin. Aga okei, ma lähen nüüd. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.